salvestamine õnnestus ka tööle panna, nii et võime siis edasi liikuda. Nii, nüüd vist on näha ka. Ja, on hästi näha. Jah, tere veel kord ja aitäh, et olete osalemas sellisel infopäeval nagu Eesti ligipääsetavuse portaali tutvustamine. Et minu nimi Jako Stein, töötan Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis, olen ligipääsetavusega tegelev inimene. Toon natukene ajajoonena välja, et kuidas me siia üldse jõudnud oleme, et Tallinn lõi aastal 2020 sellise infosüsteemi nagu lips.tallinn.ee ja võib-olla mõned teavad juba ka sellest, et siin varasemalt oleme seda ka tutvustanud. Aga meil alati on olnud ka väike unistus juba algusest peale, et me saaksime ikkagi üle-eestiliseks teha, sest Eesti on ju nii väike ja suurepärane oleks, kui kõik omavalitsused oleks ühe lehe peal koos kenasti. Et siis oleme selle ideega natukene ka riigi digiteenuste konkursil osalenud 2022, kus me saime finaali. Et see oli selline konkurss, kus valiti nagu parimat digiteenust, et ilmselgelt me parim polnud, sest me polnud üle-eestiline veel. Aga päris tihedas konkurentsis saime finaali ka 8 paremusega. Et tundus, et meie ideel oli jumet. Siis 2024 korraldas Justiits- ja Digiministeerium andmemajanduse idee konkurssi, kus meil läks ka päris hästi, nii et ja sellest siis tekkiski sellel aastal 2026 seesamane portaal, millest me varsti rääkima hakkame, üle-eestiline siis. Ja projekti maksumus oli päris suur. 2/3 umbes toetas meid Justiits- ja Digiministeerium Euroopa rahadega ja siis Tallinna linn on ka päris suure summa selle alla pandud. Siis lähtekohaks oli meil, kui juba selle Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi loomisel oli inimeste küsitlus, et see oli 2020, et arvatavasti on see veelgi suuremad need protsendid, et puuetega inimestele oli see suunatud ja siit on näha, et alati otsitakse enne kuskile minekut infot internetist. Et arvatavasti, kuna nüüd on see aeg veel edasi läinud ja info veel rohkem liigub internetis, et siis inimesed ikkagi otsivad seda aina rohkem ja rohkem. Enne kui nad kuhugi lähevad, et veenduda, kuidas sinna ligi pääseb ja kuidas sinna kõige lihtsam oleks minna. Et siin on näha ka, et väga palju erinevaid kohti oli varasemalt, kus seda infot otsiti. Et see oli küllaltki tülikas ja ebamugav. Aga siis selle uue portaali eesmärk oligi, et koguda kogu info ühte kohta ja samas, et see oleks ka usaldusväärne, ajakohane, et kasutajad saaksid planeerida oma igapäevaseid tegevusi võimalikult hõlpsasti ja üldkokkuvõttes, et paraneks ka inimeste iseseisev toimetulek ja aktiivsus, et nad saaksid võrdselt osaleda ühiskonnas. Et ei pea olema ainult puudega inimesed siin järgmiselt, saamegi vaadata ka siia kasutajagrupid, et need 3 erinevat sihtgruppi, mida me eristasime siis, et inimesed, kelle jaoks on ligipääsetavus olulisem, et erivajadused, väikelapse ja vanemaealised turistid. Siis teine sihtgrupp on ehitiste omanikud, ettevõtted, kes pakuvad teenuseid. Ja 3. sihtgrupp on siis riik, kinnisvaraarendajad, projekteerijad, omavalitsused, et luua võimalikult head keskkonda. Siis tehniliselt toimus tarkvara arendamine, siis on meil ka ligipääsetavuse sümbolid sealt, nagu pärast me saame vaadata sealt lehe pealt, et sellised ikoonid ja piktogrammid, mida saame ka üle-eestiliselt kasutada, et siin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on tundnud huvi meie ikoonide vastu ja selliselt saame neid üle Eesti kasutada, et oleks kõikidel lehtedel ühesugused ikoonid. Ja siis kasutusjuhendid on ka koostamisel, tegelikult lõpetamisel veel me saame lisada need sinna administraatori poolele, kui need päris lõplikult valmis on. Siis objektide kaardistamine, see toimub pidevalt ja lõputult, et neid objekte sinna saame
pärast vaadata, neid on võimalik sinna lisada nii palju kui võimalik. Ja siis süsteemi tutvustamine toimus. Siis lõpuks siis saimegi valmis sellise portaali, kus on nüüd meil kõik omavalitsused võimalik liituda. Ma jagan selle portaali veebilehte ka, siis hakkame sealt vaatama, et milline ta meil välja näeb. Nii, nüüd vist on näha seda lehte. Jaa, on näha. Et selline ta sai, et me võtsime siis taustaks riigi ministeeriumite ja riigiasutuste põhjad, et see on natukene nagu tuttav ka, et on mugavam kasutada, et ei hakanud uut põhja sellele looma, et siin on näha, et meil koosneb siis 4 moodulist, et on objektide moodul, saame vaadata, et siit saab üle Eesti siis kõiki objekte vaadata ja otsida. On võimalik ka kaardi baasil otsida objekte. Tekib siia kaardivaade, natuke läheb aega. Kõigepärast. Nii, ahah. Okei. Et on võimalik kaardivaate järgi otsida ja objektipõhiselt, siis on võimalik siia kaardistada liikumisteid, et need koosnevad siis näiteks takistustest või kui on mingisugune teede remondid või et siia on võimalik lisada takistusi. Siis on meil marsruutide moodul. See on nüüd selline moodul, kus on võimalik näiteks videoretki filmida, riputada need üles YouTube'i ja siis saab siia kaardi põhjal baasile need videoretked peale tõmmata, et siis kui näiteks seda mõnda siit vajutada, praegult on siin ainult Tallinna andmed küll, et kuna meil on nii vähe liitujaid, et me loodame, et varsti tekib siia üle Eesti selline kaart. Et kui on võimalik, kui on soovi näiteks mõnda tänavat või kindlat objekti vaadata, objektile minekut, siis saab siit YouTube'i videot avada ja siis on näha kõik igasugu takistused ja kõnniteede servad ja kõik, et seda on võimalik siia kaardistada. Ja siis on uudiste moodul, et praegult ma olen siin üle-eestilisel lehel, et kus on kõik omavalitsused koos, et siit saab nüüd valida kindla omavalitsused, meil on liitunud 4 omavalitsust praegu. Et siit, kui minna nüüd mõne omavalitsuse profiili peale, et selle profiili saame administraatori poole pealt luua, pärast ma räägin sellest ka. Et siis on siin omavalitsuse profiili peal on näha viimati lisatud objektid, mis hakkavad siia tekkima, kui omavalitsused kaardistavad või objekti omanikud. Ja siis tekib ka siia kaardivaade, et kus on, praegult on siin Tallinn, aga kui näiteks minna või näiteks Pärnu peale, siis selle kaardi fookus tekib ka selle sama omavalitsuse peale, et iga omavalitsus saab oma profiili ja oma kaardivaate. Siin on aeglane see asi, hakkas tulema. Siit on näha, et nüüd on Pärnu fokusseeritud. Siis, mis veel ja siis jah, selle portaali kasutamine ise ei nõua mingit autentimist, et ainult autentimist nõuab siis see pool, et kes hakkavad need omavalitsusi esindama ja kes hakkavad siis neid kaardistama, neid objekte. Et ma lähen natukene nüüd tagasi oma slaidide peale. Slaidid on ees.
Nägid jälle. Ja siis nii sellest, nüüd on slaidid ka näha, jah? Siis rääkisime, moodulitest rääkisime, omavalitsuse profiilist rääkisime. Ja siis on administraatori vaated, et need vaated on nüüd tekivad sealtpoolt, kui me oleme loonud administraatori konto ja oleme omavalitsusega liitunud või siis saab kaardistada ja omavalitsuse uudiseid ka lisada siit administraatori vaadete alt, et autentimine toimub siis läbi Tara riigi autentimisteenuse ja siis tekivad siia sellised vaated, mida kasutada, neid me tutvustame kunagi hiljem, et me plaanime teha ühe objekti lisamise koolituse või niisuguse infopäeva ka, et kui meile tekivad omavalitsused, kes soovivad liituda, et siis me teeme juba eraldi ühe objekti lisamise koolituse, ja selle objekti lisamise vaade on siis selline, et seal midagi keerulist ei ole, et noh, ma arvan, et kui näiteks Facebooki või kuhugi kontot endale teha, et seal midagi raskemat ei tohiks olla sellest. Siis objekti kaardistamise ja lisamise etapid olen ka ise välja toonud, et kui nüüd need kontod on loodud ja objekti lisamise soov on, siis kõigepealt tuleks külastada objekti, hinnata ligipääsetavust ja pildistada fotosid üles, et pildid ütlevad alati rohkem kui tekstid ja need ikoonid, et võimalikult palju pilte teha sissepääsudest, liftidest, treppidest, et siin on kõik, mis puudutavad ligipääsetavust. Et siis selle järgi saab pärast lisada selle objekti andmed ka sinna infosüsteemi, siis seal on valida vastavad ikoonid ja siis grupid ja siis lõpuks lisada oma fotod ja kontrollida ja siis avaldada need fotod. Et siis funktsionaalsuse poole pealt ka natuke, et objekti kategooria sihtrühmapõhine lisamine ja kaardistus on seal võimalik ja siis objekti pärast vaatame natuke ühte objekti ka, näiteks meie ameti. Et seda funktsionaalsuse poolt, et kuidas seda võimalik on seal kasutada. Et siis navigeerida saab otse objektist Google Maps'i, et mugavalt näiteks telefoniga saad hakata selle objekti suunas siis liikuma. Ja siis sellest rääkisin, et ilma registreerimata saab kasutada seda kasutaja poolt. Et ja infosüsteemi andmeid on ka võimalik siduda, näiteks turismi edendavad slaidid, ma tean, et Visit Estonia võtab meie käest sealt infot, ja on võimalik ka siis jagada seda infot läbi avaandmete teiste süsteemidega. Noh, see kaardirakendus on siis piiramatu ja universaalselt võimalik laiendada, et kõik omavalitsused ilusti üle Eesti liituda saaks. Jah, et siis sealt saab valida ka erinevaid sihtgruppe, kellel see parasjagu need objektid suunatud on, et sealt see võimalikult laialt sihtgrupiks, et noh, me siin tihti mõtleme puudega inimeste peale, aga tegelikult on ju ka meil olemas ajutised vigastused, lapsevankritega eakad kõik, et selles mõttes ei ole piiratud see portaali kasutamine. Ja tavakasutaja saab ka siis, kes ei ole administraatorid, saab lisada takistusi, millest ma enne rääkisin ja pärast siis adminid need kinnitavad, piirkondlikud adminid. Siis siit kaardi pealt oli näha ka, et me oleme saanud liidestuse erinevate süsteemidega, et peatuse, kus on üle Eesti ühistranspordipeatused, et nad on seal meil objektidena sees, et seal küll me ei ole kaardistatud neid fotodena, aga kuna nüüd me loodame, et me saame üle Eesti omale palju omavalitsusi, kes soovivad liituda, siis juba nendel on seal tekitatud objekt, et siis saavad kaardistada hõlpsamini oma omavalitsuse ühistranspordipeatused, mis on tegelikult väga oluline info, mis puudutab inimeste liikumist, iseseisvat liikumist.
siis jah, see muidugi on põhiline, mis meie seal Tallinna infosüsteemist on kogemus olnud, et objektide info vajab pidevalt ajakohastamist, et eriti sellised objektid, mis sulgevad ja avavad ennast tihti, et seal näiteks kohvikud või midagi sellist, et siis et inimestel tekiks usaldus, et info on ajakohane, et siis peaks mingi aja tagant need kõik üle vaatama. Ja siis üks olulisemaid infoid on see, et siis kõigil omavalitsusel ootame liituma tasuta, et Tallinn katab selle hooldus- ja majutuskulud, et pärast siin ma räägin ka, kuidas selle liitumise protsess välja peaks nägema, et tuleks teha avaldus ja siis siis selle alusel saame piirkondliku administraatori konto luua. Ja mis siis selle väärtus ja mõju võiks olla, et lõppkasutaja, kes meil siis tänaval liigub ja otsib ja soovib iseseisvalt toime tulla ja aktiivne olla, siis et temal paraneks võimalus, ettevõtjad saaksid oma ettevõtjad, kes tellivad oma objekte, et nendel oleks ka väärt info, mida saaks kasutada ja tuua positiivset eeskuju teistele, et siis paraneb kogu see ligipääsetavus üldse. Ja siis avalik sektor ka muidugi, et tekib info hulk, mida saab siis andmete põhiselt saab parandada ja juhtida. Ja siis võib-olla ma praegult isegi jätaksin selle slaidi ülejärgmiseks, sest meil on üks kogemuslugu ka, millest Kaimo juba rääkis, et meie oleme piloteerimise käigus on liitunud Saku vald, kes võiks jagada oma kogemust, kui ta on meil siin olemas. Ennika. Tere! Tere! Olen olemas. Jõudsin natuke hiljem, aga jah. Kas ma siis juba alustan, jah? Jah, palun. Tegelikult me ajaloost rääkides siis 2 aastat tagasi leidsime Tallinna Lipsi vajaduse põhiselt, et oli vaja hakata panema ligipääsetavuse ikoone küll lasteaia või kuskile koolilehele, siis veebilehele. Ja leidsime, et on selline nagu äge andmebaas, kus on kõik nagu väga hästi läbi mõeldud ja oleks võimalus olnud teha enda KIS-kaart ka vallapõhine, aga Eesti on nii väike, et see väärtus nagu sellise ühise kaardina, inimesed ei tea täpselt vallapiire ja ütleme, et see KIS-kaart seal valla kodulehel iseenesest oleks võib-olla jäänud lihtsalt olema üheks kaardiks seal, et selleni kogu aeg inimesed ei jõua, aga kui on üle-eestiline, sul on hea vaadata ükskõik kuhu sa lähed, kas sa saad ja kuidas sa saad. Ja siis me hakkasime Jakoga ka suhtlema ja nii edasi see läks. Mul on hea meel, et see tegelikult täna sellises kohas on. Küll ei ole meie nüüd väga kaugele jõudnud, aga alustuseks siis pärast selle profiili tegemist me Jako Aubiga tegime profiili ja tegime ühe sellise objekti sisestuse vallamaja. Jako nõustas ka, kuidas pilte õigesti teha. See ei ole üldse keeruline, telefoniga täitsa hästi tehtav. Ja lihtsalt on nagu see mõte, et mis seal pildi peal peab olema, siis see korraks nagu läbi mõelda ja siis on see pildi tegemine üks klõps. Ja pärast seda me siin, meie nii-öelda esialgne tiim vallamaja siseselt olen siis mina, kes tegeleb selle teavitusega, kui see hakkab tulema. Aga KIS-spetsialist on siis, kes füüsiliselt sisestab sinna Lipsi andmebaasi need objektid ja siis on majandusteenistus meil kaasatud, et me oleme praegu selles faasis, kus ma tegin Exceli tabeli lihtsalt vallaasutustest, et kaardistasin ära vallaasutused ja nende
siis need ikoonid või need, mida peaks ära märkima. Ja nüüd me hakkame, siis mõtlesime, et teeme suvel, kuna suvel tulevad ilusad pildid, teeme suvel ühe hoogtööpäeva, kus me siis majandusteenistusega sõidame läbi need valla objektid, vallaasutused, spordikeskus, lasteaed, kultuurikeskus, vabaajakeskus ja nii edasi. Ja teeme need pildid ära ja siis saab GIS-spetsialist need ilusti sinna ära sisestada. Ja siis oleme juba sammu võrra edasi. Ja järgmisena siis teeksime nagu, kui oleks see valla nagu paralleelselt päris ei ole praegu mõelnud seda teha, aga kui on valla osa sisestatud, siis teeks üleskutse ettevõtetele, et meil on valla ettevõtete meililist ja siis saaks juba üleskutse neile teha, et me nagu ise haldaks seda ka paremini ära, sest ma ei kujuta ette, kui palju sellega GIS-spetsialist on meil poole koha pealt, kui palju sellega nagu töö mõttes nagu tööd juurde tuleb. Et seda me nagu ei tea, et mõtlesime, et võtame nagu etapi kaupa. Aga eks siis elu näitab, kas see töötab. Et meil on õnneks väike vald, et ei ole sadu kohvikuid või eraettevõtteid, aga kus inimesed tihedalt käivad, enamus, meil on, aga kui nüüd hakata mõtlema, siis tegelikult on neid kohti päris palju, et võib-olla nende ettevõtete seast tuleb neid ettepanekuid juurde, kes sooviks sellega liituda, et ma usun, et väärtus on igal juhul suur. Et kui just ka rääkida sellest, et see ei ole erivajadusega inimesele see portaal või see ligipääsetavus, see on kõigile. Ta on lapsekäruga, kui sul on jalavigastus ja käid karguga võib-olla 2 nädalat, eks ju, aga sul on vaja kuskile ligi pääseda. Et rääkimata siis ratastoolist ja kuulmislangusest või meie koolid, ma sain targemaks ka, see oli huvitav sõna, mis tuli ära kaardistada, ma ei olnud enne kuulnud, mul tule see praegu meelde, see Jako Aitamine, palun see silmusvõimendi, jah. Meil on ühes kohas, uues koolimajas on olemas, et selles mõttes on ta igal juhul suures pildis väga vajalik, aga ju suurematel omavalitsustel on ilmselt see protsess keerulisem läbida, et see andmete õigsus just aja möödudes siis kindel oleks just see kindlustunne, et inimesel selle tarbimise mõttes. Aga ega ma rohkem praegu ei oskagi midagi rääkida, mitte küsida. Ma kasutan kohe võimalust, et Annika või Jako, et selgitage palun ära, et mis asi see silmusvõimendi on, et kõik ei tea. Jako selles. Silmusvõimendi on selline seade, kui on inimene, kellel on kuuldeaparaat, ja ta tahab suhelda näiteks kuskil infoletis või liftis selle liftiga, siis see silmusvõimendi viib selle kuuldeaparaadiga sama sageduse peale, nii et ta kuuleb infotöötajat või siis lifti häälsõnumeid. Selge. Mul selline natukene, et just ma võib-olla küsin, et ma ei tea, Jakole võib-olla see küsimus, et lihtsalt kuulates Annika juttu praegu niimoodi tekkis siuke küsimus, et Annika rääkis, et on ettevõtted ja niimoodi kohvikud ja niimoodi. Mul jäi nagu lihtsalt kargas pähe, et suvel, eks ju, paljud omavalitsused teevad või korraldavad kodukohvikute päevi, et kas selle objekti on võimalik ka mingi 1 päevaks sinna lisada, et ma ei tea, mingi kuskil Männituka 6 on kodukohvik ja siis see Männituka just selleks, mis iganes 10. augustiks oma, ma ei tea, kuidas ta seal hoovis on, kuidas, ma ei tea, sinna grillimajja, kus ta midagi pakub, et kas sinna ka lapsevankri ja ratastooliga saab, et kas selline asi ka võimalik on, et 1 päevaks objekt lisada?
on ja selle objekti saab kergesti deaktiveerida, et lihtsalt lood objekti, aga siis, kui enam ei ole seda kohvikut avatud, siis ei ole ta aktiivne ja siis teda ei ole näha ka. Aga kui hiljem kunagi tekib, siis saab uuesti aktiviseerida. Et ta sealt andmebaasist ära ei kustu, aga teda saab lihtsalt mitte nähtavaks teha. Okei. Nii, ma ei tea, kas on veel kellelgi täpsustavaid küsimusi, aga ma siis ise küsin, aga et kui, lihtsalt sellest samast eelmisest küsimust natukene nagu edasi minna, et vaata, et toimuvad ka igasugused, noh, ma ei tea, Viljandi folk näiteks või no ma ei tea, mis iganes sellised laadsed üritused, kus ka võib olla midagi kuidagi, ma täpselt praegu kujutan ette, et kas mingi folgi või mis iganes üritusel, noh, on vaja seda ligipääsetavuse kuidagi, ma ei tea, midagi rõhutada või välja tuua, ma ei tea, kas Viljandi folgi ajal seal linnas, noh, muutub ligipääsetavuse mõttes midagi selle folgi ajaks, mida enne ja pärast seda folgi toimumist või noh, ükskõik mis muu üritus ka ei ole, et kas noh, annab sinna tekitada mingi, ma ei tea, Viljandi folk laadse või noh, üritusega seotud ligipääsetavuse mingi info kokku koguda või sellisteks lahendusteks pole see portaal hetkel päris mõeldud. Vot vist praegu ainuke asi, mis mulle praegu meenub, või tähendab, kuidas seda oleks võimalik lahendada, et seal on igal omavalitsusel tekib oma profiil ja iga omavalitsus saab lisada sinna uudiseid, oma omavalitsuse uudiseid, et näiteks sinna uudistesse saab selle info panna. Et sealt siis ta jääb seal siis sellel üldisel avalehel jäävad olema need uudised, kõige värskemad jooksevad. Ja siis omavalitsuse profiililehel on ka need uudised, nii et sealt alt saaks selle info kätte. Kõige operatiivsemalt. Või siin kommentaarides just tuli, et näiteks Paide arvamusfestival ja noh, mingid sellised, ma ei tea, Kuressaare ooperipäevad või noh, kui midagi sellist. Aga okei, selge. Kas veel kellelgi mõni täpsustav küsimus või midagi on pähe tulnud? Jah, Tiiu soovib küsida, palun. Jaa. Nii, me oleme kahekesti ühes ruumis, nüüd ehk ei kaja. Ei, nüüd ei kaja enam, jah. Hästi. Mul on niisugune tehniline küsimus, ehk siis Tartu linnavalitsusest olen. Meil on nii-öelda KOV-i hoonete jaoks ikkagi natukene laiem register, ehk siis kõik hooned koos ka kõige muude andmetega, mis ei puuduta ligipääsetavust, on tegelikult registris olemas. Ja ma näen, et siin selles portaalis on olemas ka API, aga sellel API-l ei ole täna postitamisvõimalust. Ehk siis ma küsin, et siis kas sellele loodud lahendusel on plaanis ka edasiarendusi niimoodi, et siis kohalik omavalitsus saaks teile postitada andmeid, mitte ainult siis pärida sealt registrist, vaid ka saata teile siis andmeid oma, näiteks meie hoonete kohta siis. Selle kohta oskab äkki Pille öelda, mille on meil digiteenistuse esindaja? Jaa, tere ka minu poolt. Et selles mõttes liidehtusi on plaanis juurde luua, aga kindlasti me peaksime arvestama, et andmekvaliteedi osas jääks selline ühtne seisukoht, kust need andmed nagu alguse saavad. Et me oleme plaaninud andmeid hakata küsima ehitusregistritest, kus need andmeid hoitakse samamoodi. Aga kindlasti ei ole see nagu lõplikult lukus, vaid pigem on see nagu läbirääkimiste küsimused, et kui andmed saame jonksu ja jooksma korrektselt, siis miks mitte? Ja see minu mõte siin juures ongi see, et läbi selle kasutajaliidese jah, nagu üksikobjekti kaupa tore sisestada küll, aga meil on neid objekte palju ja kuna neid regulaarselt uuendatakse siis sisemises registris, siis me ei näe võimalust, või mõtet, et ametnik peab hakkama siis 2 registri vahel käima neid üksikandmeid niimoodi objekti kaupa muutma. Et kui muudatus tuleb meie registrisse, me saaks lihtsalt selle muudatuse teile edastada. Noh, see loomulikult eeldab seda, et see struktuur on ühilduv, ehk siis meil on täpselt samad andmeväljad, mis teil samades formaatides, aga lihtsalt täna selles APIs ma nägin, et pärida saab teilt küll, päris palju päringuid oli võimalik teha, aga postitada ei saa midagi. Ja, kindlasti saame läbi rääkida ja edasi arendada, sest seda on plaanis niikuinii.
Aitäh! Lisaks juurde, et kui kellelgi veel on hästi palju objekte, siis meil on olemas ka impodi võimalus, et sellised variandid on ka. Jah, ja me oleme ka ju Eesti valimisjaoskondadega suhelnud, et me arendame seda ka edasi, et me saaksime need valimisjaoskonnad omavahel suhtlema panna selle süsteemiga. Väga hea. Vahepeal Tiina küsib, millest küll Jako ka juba rääkis, et kas on liitumismaks või aastatasu kohalikule omavalitsusele seal ühinemisel selle süsteemiga? See on tasuta. No nii, ja kui kellelgi on veel mingi küsimus, siis vabalt küsige. Ahah, jah, et siin valimisjaoskonnad, see oli miinus Euroopa Nõukogu poolt toodud puudus Eestis. Jah, Euroopa Nõukogu vaatlejad käisid kohaliku omavalitsuse valimisi vaatlemas ja seal nad vist nende valimisjaoskondade ligipääsetavuse kohta oma raportis mingi märkuse tegid. Aga kui veel kellelgi mingid küsimusi märkusi või tahate midagi teada, siis julgelt. Aga võib-olla siis vaikselt Martin soovib täpsustada. Ja palun. Või küsida. Tere. Nii, on Martin, Tallinna IT-juht. Esiteks väga tänan enne kõike Jakot ja Pillet, kes on näinud kohutava vaeva selleks, et teha midagi, mis ei kuulu tegelikult nende vastutusalasse. Ehk siis, et on kõvasti pingutatud selle nimel, et mingi tööriist, mis on mõeldud ühele omavalitsusele, võiks olla kasutatav üle Eesti. Et see selline, et kui me koguneme kuskil linnade valdade päevadel, siis hästi palju räägitakse, öeldakse ilusaid sõnu ja kõige rohkem öeldakse sõna koostöö. Et siis me proovisime siis midagi teha ka, kus midagi, mis meil on ja mis on mõistliku vaevaga teistele kättesaadavaks tehtavat, et me seda siis tegime. Ja tõesti suur tänu ka ministeeriumile, kes maksis suurema osa arvest, aga ka me maksime täiesti korraliku osa arvest. Ehk siis me oleme sellesse nagu panustanud ja pingutanud. Ja kutsume teid kõiki seda kasutama, sest et kasusaajad sellest on ju just see väga haavatud osa ühiskonnast. Paar sööke sissejuhatuses, paar kommentaari ka. Et esiteks ma arvaks, et selle adminimise ja liidestamise selle osas, et ärge üle muretsege, sest et kui palju te neid uusi hooneid ikka ehitate. Et kui esialgne pilt on kuskil korda tehtud ja sisse viidud, siis ega neid muudatusi nüüd nii metsikult palju ei ole. Et võite ju oma ehitusobjektide seda investeeringute tabelit vaadata, et aga see on ikkagi ei ole, mahub ühel ekraanil ära maaletud. Aga mis ma nüüd panen teile vastutuseks või südamele? Et natuke töökorraldusest ka, et ELVL, kui te midagi olete muud kokku leppinud, siis täpsustage, aga ma olen aru saanud, et ELVL on võtnud endale rolli siis suhelda kohalike omavalitsustega sel teemal, koondada soove ja edastada neid vajadusel meile. On nii, Kaimo? See on, detailid on nagu täpsustamisel, aga põhimõtteliselt mingil hetkel me vaatasime, et võib-olla, et omavalitsused otse pöörduvad siis sinna Tallinna poole selle liitumissooviga, aga võime seda ka kuidagi koondada, et võib-olla tõesti, et omavalitsusi ühe kaupa ei tilguks, et seda me saame teha küll. No kui keegi saadab liitumissoovi otse meile selle peale, et ELVL on saatnud kirja kõigile laiali, siis see on okei. Aga meil Tallinnas ei ole näiteks mingisugust listi, mille kaudu suhelda kõigi kohalike omavalitsustega ja me ei taha võtta endale vastutust seda nagu ajakohasena hoida, et selle me hea meelega annaks ELVL-ile ja et kas või selliste ürituste nagu see praegune korraldamine võiks käia läbi ELVL-i. Ja see on ka nagu
minu arust sisuliselt nagu veits korrektsem, et omavalitsusliit, kes ühendab omavalitsusi, tagab siis selle kommunikatsioonikihi. Sest ega siis, kui te tahate arendustöid teha, siis nagu öeldud, et ega me teilt ju seda raha naljalt kätte ei saa, et eks me peame siis võtma ise ju kuskilt raha ja tegema. Et selle juures siis need soovid peavad kuidagi koonduma, neid tuleb kuidagi arutleda ja siis me peame hindama, kas me oleme valmis siis põhimõtteliselt meie tarkvaraarendusteks mõeldud rahast kompenseerima midagi, mida vajavad teised omavalitsused. Et teatud maani kindlasti oleme valmis seda tegema. Nii, aga nüüd panen vastutust natukene teistele omavalitsustele ka. Esiteks, kui me juba sellise asja tegime, siis palun tehke enda osa ka ära ja tõestage, et selline koostöömudel saab toimida, et võtke see kasutusele, nähke see pingutus, et need andmed sinna sisse saada ja neid ajakohasena hoida. Mis tähendab põhimõtteliselt seda, et te peate selle oma linnas või vallas tegema kellegi vastutuseks. Kui te panete kellegi seda tegema ja siis ta korra teeb ja siis jätab pooleli, siis on seal kuskil valed andmed ja kuskilt hakkab tulema kisa. Me ei ole võimelised seda sellisel juhul lahendama. Me peame siis seda kuhugi põrgatama ja see on ikkagi kuhugi teie, ma ei tea, linna või valla sekretäri tasemele või nii. Ehk siis, et pange lihtsalt see protsess paika, esialgne import ja mingisuguse regulaarsusega ülevaatamine, ma ei tea, korra kvartalis. Ja tegelikult see mingit maagiat ei olegi. Lihtsalt, et palun tehke enda osa ka ära. Ja oligi kõik. Mul on väga hea meel, et nii suur huvi on. Martin. See oli väga hästi ja lühidalt kokku võetud ka see natukene, et kuidas selle asjaga edasi minna. Kui keegi soovib Martinile midagi täiendavalt öelda või täpsustada, täiendada, küsida, olge lahked. Aga siit oleks selline ilus sild muidu teha selle Jako kõige viimasele slaidile või kus sul just selle edasised sammud seal olid, et kuidas siis liituda. Et ma olen praegu arvanud, et niimoodi oleks kõige lihtsam, kui me oleme valmistanud ette sellise avalduse blanketi, kuhu siis omavalitsus saab panna need andmed ja fotod, mida me saame kasutada selle profiili tegemisel. Et kui tekib soov liituda, et siis saata seal lehe peal on ka aadress, et nagu lips.tallinn.lv.ee, et saata liitumise soov sellele e-mailile, et siis me saadame vastu, meil praegu lõplikult see pole veel valmis see blankett, aga see kohe saab. Et siis me paari nädala jooksul saadame selle blanketi, millele siis ootame allkirjaga avaldust nende andmetega, mis me saame profiili loomiseks kasutada. Ja siis me loome selle konto ka samamoodi sinna administraatori poole peale, et kui jääb üks inimene omavalitsuse poolt, kes siis esindab ja kes siis loodame tõesti, et siis hoiab ka neid andmeid ajakohasena. Ja koordineerib näiteks eraettevõtetega andmete lisamist. Ja siis kasutusjuhend on meil ka kohe valmimas, selle me lisame sinna administraatori poole peale, et kui see konto on loodud, et siis on see ka kättesaadav. Ja siis plaanime siis ka veel nendele omavalitsustele, kes nüüd siin soovi avaldavad, et siin lähiajal siis korraldada ka üks selle administraatori poole tutvustamise ja näiteks objekti lisamise ja nende uudiste lisamise muutmise tutvustuse. Et selline plaan on. Ja just, et Jakoga just siin eile täna ka rääkisime, et see omavalitsused, kellel on huvi, et siis võib-olla mingi paari nädala jooksul või mai lõpus, juuni alguses, et ta jääks väga sinna jaanipäeva, et päriselt nendele omavalitsustele, kes siis tahavad liituda või on valmis liituma, et selline, ma ei tea, käed mootoris või selline hands-on koolitus teha, et näed, vajuta seda, mine siit sinna, et päriselt seal keskkonnas siis kõigil on siis juurdepääsud olemas
saavadki nagu sammu haaval läbi teha selle koolituse. Et mõtlesime, et täna seda ei näita, et siis see jääb liiga võib-olla selliseks üldiseks ja natukene hoomamatuks, et siis juba liiguks nendega edasi, kes siis päriselt neid selle süsteemi kasutusele võtavad ja loodetavasti saab neid huvilisi siis palju olema. Aga seda siis koordineerime ja kuulutame siis välja nendele, kes siis sinna Lips Tallinn LVE on siis oma kirja saatnud. Minu poolt mina rohkem midagi lisada ja küsida ei oska. Kui kellelgi on veel mõni küsimus, olge hea. Et kui seda ei ole, et siis igatahes hästi suur tänu. Seda tänu on siin ka juba avaldatud Tallinnale, Jakole, Pillele ja võib-olla veel, kes iganes seal taustal need inimesed on, kes selle süsteemi sisse on loonud ja sellest tulenevalt on siis võimalus ka teistel omavalitsustel seda kasutusele võtta. Hästi suur tänu teile. Ja igatahes mina rohkem mingeid küsimusi või kommentaare ei näe. Et siis minu poolt suur tänu. Jako, võib-olla tahad ka kõigile aitäh öelda ja siis me saamegi täna lõpetada. Ja, mina ka tänan ja ootame siis liituma. Teeme nii. Panen